Siis tuleb minna sinna, kutsuda nad kätkiri kohale tulla. Nüüd on seda. Riigikantselei sugulased võtavad staadiapõdud ja kõigepealt ma paluksingi, et asetaksime Jüri Uluotsa ja Konstantin Pätsi eluteed kulgesid kõrvuti teineteist toetades ja ma asetan selle kimbu Konstantin Pätsi muuseumi nimel. Vendadest üks lahkunud siit ilmas ja suikund surmaunele. Siis leinapisar vaikselt veereb silmis, me venna vaikse kalmule. Me pisarai rahu soovime, veel venna vaikse kalmule. Me pisarai rahu soovime, veel venna vaikse kalmule. Tema elutöö ja kujunemine kulges üsna seda sama sammu mööda kui Eesti Vabariigi arenemine ja kujunemine. Juba algusest peale oli ta seotud Eesti Vabariigi ülesehitamisega. Ta oli Riigikogu ja Riigivolikogu liige. Uluots oli ka üks meie põhiseaduse loojatest. Haaramaks relva Eesti eest, et see toimus mitte on seista relv käes vaenlase vastu ja et me seisame oma riigi eest, oma kellega koos ja kuidas me seda võitlust läbi viime. Aga täpselt samamoodi nagu Vabadussõja hetkel, kui üks Rahvuskomitee ja Jüri Uluotsa ettevõtmisel. meie väiksesse imearvutusse kirikusse, kus jätkub siis Jüri Uluotsa kõige kaalukamad teened Eesti riigi ees. Ta oli tuntud ühiskonnategelane ja riigimees, kes sammus ühte jalga Eesti Vabariigi arengu ja kujunemisega. Tema on üks meie põhiseaduse autoritest, toonase põhiseaduse ja mis on kõige olulisem Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse hoidja ja kaitsja. Ilma temata ei oleks meil tänast Eesti Vabariiki esimese vabariigi õigusjärglasena ja see on üks teene, mille tähtsust ei ole võimalik alahinnata. Kuidas teie olete Jüri Uluotsaga seotud? Tere, mina olen Tuulik Uluots. Minu jaoks Jüri Uluots on siis vanaisa vend, ehk siis minu vanaisa isa oli Oskar ja professor Jüril oli siis kaks venda, Jaan ja Oskar. On teil temalt ka mõni elu eeskuju võetud, mille järgi teie oma elu seate? Eks neid on mitmeid. Et tema pidas oluliseks töökust ja õigust ja õiglust ja
samuti seda, et sa peaksid olema uhke selle üle, kust sa tuled ja selle vastu huvi tundma, et ma olen ka oma perekonna ajaloo uurimisega tegelenud. Samuti seda, et ühiskonnagruppe erinevaid ei tasuks lõhestada.